Teate küll seda tunnet, kui keegi küsib, et noh, mis sa siis nüüd oma eluga teed, kui sa lõpetad a la põhikooli või gümnaasiumi või ülikooli ja siis sa ei oska vastata sellele, aga samas mõtled, et võib-olla peaks oskama vastata sellele ja see on väga aus küsimus ja see on okei, kui sa sellele vastust ei tea, aga samal ajal see võiks panna mõtlema, et võib-olla tõesti peaks natuke iseendaga tegelema hakkama ja oma asjade peale mõtlema, et üldse kuhugi jõuda ja mingisuguseid eesmärke seada. Ma mõtlesin, et ma selle nädala video teen oma praeguses tuules, ehk siis ma olen saatnud vist juba 20 või isegi rohkem erinevasse kohta oma CV, sest me otsime siin mõlemad tööd praegu, et me saaksime õppetoetust. Ei ole olnud lihtne. Aga ma mõtlesin, ma räägin sellest, et kuidas üldse leida oma eriala või kirg või kuidas sa üldse tead, mida sa oma eluga teha tahad, ehk siis põhimõtteliselt how to get your life together. Ma arvan, on väga tähtis leida see õige enda jaoks, kuna mis mõtet on aega raisata sellel erialal või kohal, mida sa tegelikult ei naudi. Ja üleüldiselt karjäär minu jaoks on hoopis teise tähenduse endale võtnud, sellepärast et kui kunagi oli tõesti niimoodi, et sa pididki ronima ainult seda ühte karjääriredelit pidi aina kõrgemale ja aina tipu poole, siis nüüd on see, et sa võid, internetis on kõik kättesaadav, me võime 3 kuuga uue ameti selgeks õppida või näiteks, et freelancerid, ma ise olen ka freelancer, et sa oskad väga palju erinevaid oskuseid, suudad need kokku panna ja siis sellest kuidagi endale töö tekitada. Ja see on väga okei ja see on minu jaoks väga lahe, et tänapäeval on võimalik, kui sulle su töö ei meeldi, võtta see hetk, mõelda asjad läbi ja õppida uue asja selgeks ja nautida seda, mida sa päriselt teed. Ja loomulikult ma räägin ainult enda kogemusest, nii et te võite vabalt kaasa rääkida, kui tahate. Võib-olla kõigepealt ma räägiks pigem nendest küsimustest, mis ma endalt olen küsinud, kui ma olen hakanud mõtlema, et mida ma päriselt elus teha tahaks. Esimene küsimus oleks see, et kelleks sa tahtsid saada, kui sa olid väike ja miks? Ma isegi ei oskaks väga palju siia lisada, ma arvan lihtsalt, et see on mingi lõbus asi, millele mõelda, et kas kindlasti väiksena su maailmapilt oli palju kitsam kui praegu, aga et miks sa just tahtsid, näiteks mina tahtsin saada baleriiniks või üks hetk ma tahtsin saada neurokirurgiks ja teine hetk ma tahtsin saada prokuröriks, et miks mul need valikud tulid. Näiteks minul tulid sellepärast, et ma vaatasin väga palju siukseid sarju ala, ma vaatasin väga palju Grey Anatomiat ja mingi How to get away with murder ja sealt tulidki need minu valikud. Siis teine väga tähtis küsimus on, et millised inimesed on sulle praegu eeskujuks, mida nad on õppinud, mis ametil nad hetkel töötavad ja mis omadused on need, mis on neid nii-öelda nendele töökohtadele või tippu viinud. Kas sinul on need omadused olemas? Kolmas küsimus on tegelikult väga lihtne, et millised oskused on sul naturaalselt juba olemas, mida sa saaksid juba praegu kasutada ja edasi arendada ja milles sa oled hea. Neljas küsimus, kui sa võiksid ükskõik mida saavutada, olenemata oma hetkeolukorrast, siis mida sa teeksid? Viies küsimus oleks see, et mida tehes sa unustad vett juua, süüa, tualetis käia niimoodi, et aeg lihtsalt kaob. Näiteks minu jaoks on need teadusuuringutesse süvenemine, poliitika kohta uurimine, poliitmajandusraamatute lugemine, fotograafia ja inimestega suhtlemine. Järgmine küsimus on sellega sarnane, et mis teemad sind üldse põlema panevad, et millest sa tahaks rääkida ja mille osas sa tahaks alati vaielda ja mille kohta sa tead väga palju. Järgmine küsimus on minu jaoks alati väga tähtis olnud, et kuidas sa saaksid ühiskonda või maailma panustada ja väärtust luua, samas ise seda tegevust nautides, et mis tegevus see oleks? Sellest järgnevalt võiks küsida, et mida sa peaksid tegema, et oma unistusele lähemale jõudma, et mis omadusi sa peaksid endast arendama või mis oskusi sa peaksid õppima või mille kohta sa peaksid näiteks rohkem uurima. Eelviimane küsimus oleks see, et mis on sinu praeguses hetkeolukorras teisiti, kui peaks, et jõuda sinna, kuhu sa tahad oma tulevikuga. Kuidas sa saad neid asju muuta? Ja viimane küsimus, kuidas need oskused ja unistused saaksid sulle raha sisse tuua ja pakkuda sellist elukvaliteeti, millest sa unistad ja kas need üldse suudavad sulle seda pakkuda? Ma panen need küsimused ka siia video alla, et sa saaksid nende peale mõelda, aga see on väga okei, kui sa nendele vastata ei osanud, mina ka pikalt ei osanud. Ja nüüd ma pigem jagangi võib-olla neid nippe, et kuidas nendele küsimustele vastuseid leida ja kuidas katsetada erinevaid asju ja erinevaid töökohti. Kui sa nüüd mõtlesid nende eeskujude peale, kes sul on, räägi nendega. Kutsu neid kohvile, julge neilt küsida päriselt neid küsimusi, et kuidas nad jõudsid sinna, kus nad on, mida nad ülikoolis õppisid, kas nad soovitaksid seda ülikoolis õppida, mida nad üldse tegelikult, kas nad on rahul oma karjääriga ja näiteks, et mis selle töö juures on stressirohke ja raske.
ja ole julge kirjutama kas või mingitele väga suurte firmajuhtide LinkedIni või Facebooki või meilile ja kutsuma neid kohvile. Võib-olla sul veab ja nad päriselt tulevad ja sa saadki kõikidele oma küsimustele vastused. Üleüldiselt on networking ja kontaktide loomine minu arvates karjääri ülesehitamise puhul üks esmatähtsaid asju, eriti siukses väiksemas riigis, isegi suuremas riigis samamoodi. Nii et tuleb katsetada ja samamoodi kindlasti aitab seda maailmapilti avardada raamatute lugemine erinevate suurte eeskujude kohta või nende podcastide kuulamine. Kõik need asjad aitavad sellele kaasa. Teine nipp on töö või tudengivarjuks käimine. Et reaalselt näha, kas sulle see tööprotsess ka meeldib. Et kui sa oled võib-olla kunagi näinud, et sarjas on kohtuprotsessid väga huvitavad ja need prokurörid ja advokaadid ja kaitsjad ja nii edasi on väga ägedad ja sa tahaks siuke inimene olla ja niimoodi vaielda kohtusaalis, siis mine ja leia üks siuke inimene, kellel on selline töö ja vaata, kas sulle päriselt ka meeldib see, mida ta teeb, kas see on igapäevaselt ka niimoodi, nagu seal sarjas näidatakse või tegelikult on see ka väga palju paberitööd, milleks sul püsivust ei ole. Järgmine võimalus on suvel töötamine. Ilmselt meist enamused on alustanud suvetööd teenindajana, mis on väga hea amet, et aru saada, kas sulle meeldib inimestega suhtlemine, kas sulle meeldib erinevate keelte õppimine, kuidas sa majandad näiteks arvetega või rahaga või kas sulle meeldivad arvud. Aga samas ma soovitaksin ka kindlasti minna võib-olla isegi ilma palgata praktikandiks nendele kindlatele erialadele, mis sind huvitavad. Näha, kas see töö päriselt sobib sulle. Näiteks ma olen töötanud mitmes moemajas gümnaasiumi kõrvalt ja ma sain aru, et olgugi, et mul on oskusi selle töö jaoks ja mul läks seal väga hästi, siis ma ei tahaks seda ülikooli õppima minna, sest et ma näeks, et ma tahaks mingisuguseid lisaoskusi omandada ja ma ei näe ennast seda tööd pikemas perspektiivis tegemas. 4. variant on neile, kes on alles gümnaasiumis või põhikoolis või alustavad ülikooli. Ära jää oma mugavustsooni ja katseta erinevaid asju ja erinevaid erialasid. Täpselt samamoodi, kui sul on valida õppesuunda, mõtle väga pikalt järele, et milles sa oled juba hea ja võib-olla sa võid ka uusi asju proovida. Näiteks mina õppisin põhikoolis matemaatikat, füüsikat ja keemiat, gümnaasiumis, teatriklassis, täiesti erinevad asjad. Ja samamoodi koolid on võimaldanud nii palju eneseavastamist. Sa võid korraldada koolis üritusi, tegeleda spordiga, käia erinevatel konkursitel, olümpiaadidel ja need asjad jäävad väga hästi silma, kui sa tulevikus tahad ülikooli või tööle kandideerida ja need on sul CV-s kirjas, sest aktiivsed õpilased jäävad väga hästi meelde. 5. nipp on see, et arenda endas neid omadusi, milles sa juba tead, et sa oled hea. Näiteks kooli ajal ma sain väga ruttu aru, et geograafia ja orienteerumine ei ole minu eriala. Ja ma ei surunud ennast sinna, see on täiesti okei, et mul need asjad välja ei tulnud. Loomulikult peab nagu mingi taseme kõikides asjades saavutama, et sa saaksid kooli läbitud ja head hinded ja nii edasi. Aga ma panustasin oma üleliigse ressursi pigem matemaatikale või keemiale kui sellele, et ma tuupisin pähe mingisuguseid riike, mis on kindlasti väga põnevad, aga mu aju lihtsalt ei ole niimoodi funktsioneerima pandud, et mulle need meelde jääks. Ehk siis ole parem nendes asjades, milles sa juba oled hea ja ole just keskpärasest parem, sellepärast et nii sa võid väga ruttu teistest ette jõuda ja juba gümnaasiumi või ülikooli lõpuks olla oma CV või töövestluse jaoks nii-öelda paremas nimekirjas. Järgmine võimalus on vabatahtlik korraldamine. Tallinn Fashion Week, PÖFF, toidufestivalid, Tallinn Music Festival. Neid kohti on nii palju, kes otsivad endale noori, kes oleks vabatahtlikult valmis panustama ja need on väga head kohad, kus avastada enda nii-öelda andeid. Näiteks ma korraldasin moelennukit, ma olin selle peakorraldaja päris mitu aastat ja selliste ürituste korralduses on sul võimalik teha nii palju erinevaid asju, katsetada nii palju erinevaid oskusi. Näiteks sa võid katsetada, kas sa oled hea finantsides või turunduses ja reklaamis või organiseerimises või meilide saatmises, kus iganes. Väga hea võimalus. Järgmine nipp on ülikooli avatud uste päevad, välisülikoolide külastamine päriselt nendes riikides, maailmas ringi reisimine. Sest et võib-olla mingi ülikool on sotsiaalmeedias või nende kodulehel tundunud hästi atraktiivne, aga sa lähed avatud uste päevale kohale oma erialale ja sa näed, et tegelikult sulle need õppejõud ei meeldi. Samamoodi näiteks maailmas ringi reisimine. Me reisisime seal e-tuuril siis või Euroopa tuuril erinevates Euroopa riikides ja mina avastasin, et mulle tegelikult väga-väga meeldib Holland. Ja mitte just pealinn, vaid need väiksed linnad ja see oli väga cool ja ma nägin, et
ja ma võiksin seal tõesti õppida ja täpselt samamoodi Londonisse reisides ma nägin, et see on päris äge linn, ma isegi näen ennast siin. Tööandja jaoks on palju tähtsam see, mis oskused sul on, milline inimene sa oled, kui see, mis su paberil on kirjas. Et kui sa oled õppinud mõned oskused iseseisvalt ja oskad ennast enesekindlalt maha müüa töövestlusel, siis mitte kedagi enam ei huvita, mida sa ülikoolis õppinud oled. Loomulikult võib-olla, kui sa tahad kunagi saada kõrgemat positsiooni, on tähtis, et sul on ala bakalaureus või magister. Julge võtta vaba aastat. Mul on nii paljud sõbrad, kes lihtsalt lähevad ülikooli selleks, et minna ülikooli. Ja mina ei näe selles mitte mingit mõtet. Kindlasti neil on omad põhjused, ma saan neist aru, aga samas, kui mina oleks nemad, siis ma võtaks vaba aasta. Miks? Sellepärast, et vaba aastal oleks sul siis aega avastada ennast, reisida ringi, käia erinevatel praktikakohtadel, teha erinevatel erialadel tööd ja avastada, milles sa päriselt oled hea. Loomulikult ei ole mõtet võtta vaba aastat, kui sa kavatsed lihtsalt ringi pidutseda. See on ka mõne inimese jaoks kindlasti väga kasulik, oleneb mis kellegi unistused on, eks ole, aga kui sa päriselt ei tea, mida sa tahad teha, siis ära mine ülikooli lihtsalt selleks, et minna ülikooli, vaid katseta, avasta iseennast aasta aega. Sest tegelikult sa oled ka ülikooli jaoks siis palju atraktiivsem inimene, keda vastu võtta, sest ülikool teab, et sa tulid siia tahtmisega seda asja õppida ja neil on sinusse kasulik investeerida ja nad ei raiska oma ressursse. Sa võid vaba aastal teha nii palju erinevaid asju, õppida keeli, käia reisimas, õppida erinevaid arvutiprogramme selgeks. YouTube'is on 100 miljon võimalust, kuidas iseennast arendada. Täpselt samamoodi on koroonaga tekkinud aina rohkem neid veebikursuseid, mida sa võid tasuta võtta. Ma näiteks võtsin Harvardist 2 kuud tagasi ärianalüüsi kursuse, sest mul lihtsalt ei olnud mitte midagi teha. Ma mõtlesin, et ma kasutan oma aega targalt. Üks järeldus, mille ma nüüd alles hiljuti olen teinud, on see, et noorena ei ole üldse nii tähtis, eriti kui sa veel elad kodus või vanemate juures ja ei pea maksma arveid, et noorena ei ole veel nii tähtis see, kui palju sa palka saad, kui see, et sul oleks CV-s kirjas väga-väga head firmad. Näiteks, et kui sa oled 20-aastane, aga sul on CV-s juba väga head töökohad ja ametipositsioonid, isegi kui sa sealt palju palka ei ole saanud, siis see on sinu jaoks palju-palju kasulikum, sest et tööandjatele tundub su nii-öelda profiili väga huvitav, et vau, ta on niisugust asja teinud, ta peab olema ikkagi väga tubli. Mõeldes tuleviku peale, siis mõtle selle peale, et millist elu sa endale tahad, et mitut last sa tahad, sest me teame, et mida rohkem lapsi sul on, seda rohkem sul peaks olema nii-öelda ressursse, et neile head elu pakkuda. Täpselt samamoodi mõtle, ma ei tea, mis autodega sa tahad tulevikus ringi reisida või mis majas või korteris või ma ei tea, maakodus sa tahaksid elada või mis riigis sa tahaksid elada. Et kas see eriala, mida sa õppima lähed, reaalselt pakub sulle seda elukvaliteeti, millest sa unistad või mida sa ootad. Siis järgmisena uuri, millised erialad on hetkel hääbumas või nii-öelda ebapopulaarsemaks muutumas. Sellepärast, et maailm areneb nii kiiresti, me läheme aina selle tehnoloogia ja individuaalse nii-öelda maailmavaate poole, et kui näiteks mõnes ülikoolis on nii-öelda uus eriala just tehtud, siis võib-olla oleks tark just seda õppida, kui see sind huvitab, sest et kui näiteks 5 või 10 aasta pärast on see konkreetne ametipositsioon väga hinnas, siis oleksid sina nende esimeste professionaalide seast, keda on kohe sinna tööle vaja, ehk siis sa oleksid väga nõutud tööturul, kuna sul on need oskused, mida teistel veel ei ole. Ja muidugi, kui nüüd rääkida õppelaenudest, siis mõtlege selle peale, et kui palju raha nõuab see ülikool, kuhu sa tahad minna või kui palju näiteks nõuavad raha need materjalid, mida sul töö tegemiseks on vaja. Et kui sa tahad hakata fotograafiks, siis ei ole väga mõistlik hakata fotograafiks ilma, et sul sissetulekut ei oleks, sellepärast et kaamerad maksavad mitu-mitu tuhat eurot, sul on vaja arvutit, kõvakettaid, see on päris kallis hobi, mida omada, kui sa sellest ei kavatse tööd teha. Samamoodi siis õppelaenudega, et kui sa lähed õppima näiteks, ma ei taha näiteid tuua, aga me teame kõik, et mingisugused erialad, inimesed on küll väga targad, aga kahjuks nad piisavalt ei teeni. Võib-olla oleks mõistlikum seda õppida kuskil, kus on tasuta ülikool, sa saad need oskused, mida sul on vaja ja samas sa ei pea mingisugust laenu maksma. Järgmine väga tähtis asi, millest mina sain gümnaasiumi jooksul aru, on see, sa saad oma kirge ja oskusi rakendada väga erinevatel erialadel. Kuigi ma õppisin põhikoolis keemiat, matemaatikat, füüsikat, gümnaasiumis teatrit, see ei tähenda seda, et ma pean nüüd hakkama teadlaseks või näitlejaks. Ma saan neid samu oskusi, mida ma siis juba olen omandanud, kasutada hoopis teistel erialadel. Näiteks ma võin oma teatrioskusi kasutada oma äriidee maha pitchimisel või maha müümisel. Täpselt samamoodi ma võin näiteks neid teaduse teadmisi kasutada tehisintellekti arendamisel või IT arendamisel. Ja viimane asi,
tuleb vaadata oma mugavustsoonist kaugemale. Ma ei väsi seda rõhutamas, sest see on minu jaoks kõige tähtsam asi üldse. Ma näen, et ma arenen ainult siis, kui ma vahetan oma keskkonda. Näiteks, et ma pean ennast uuesti hakkama kuskilt tõestama, kus keegi mind ei tunne, või ma pean uusi kontakte looma, või ma pean uusi sõpru looma. Alles siis ma näen, et ma olen tõesti arenenud. Sest kui ma mõtlen, kui palju on reaalselt mu sõbrad arendanud minu maailmapilti. Aga samas, kui ma ei anna uutele inimestele ja uuele keskkonnale võimalusi, siis mu maailmapilt jääbki täpselt sama kitsaks, kui see on alati olnud. Maailmas on 7,8 miljardit inimest. Ma juba selle peale mõeldes mõtlen, kui palju ma saaksin erinevatele võimalustele jah öelda, kui ma oma mugavustsooni laiendaksin. Need olid minu mõtted, et kuidas mina leidsin oma kire ja eriala. Soovitan neid katsetada, kui sa ei nõustu, täiesti okei. Kui sulle see video meeldis, siis subscribe ehk järgi minu kanalit. Kui sa tahaksid, et see jõuaks rohkemate inimesteni, siis like seda videot, jaga seda Facebookis või näiteks Instagramis ja kui sa paned selle Instagrami story'sse, siis tag'i mind ära. See on mega äge, mis tagasisidet te olete mulle andnud. Nii tore. Järgmine video tuleb sellest, kuidas ma sean endale uusi harjumusi siin Taanis ja kuidas ma sean oma eesmärke aasta lõpuni, sest et sügis on tulemas ja uus ülikool ja uus aasta, uus mina ja kogu see värk. Varsti näeme. Tšau!